Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam. Tere armsad! Kõigepealt tahaks ma teid tänada selle innustava tagasiside eest, mis te olete mulle tänaseks päevaks andnud ja esimest videot kommenteeris ka mu vana hea naabrimees, kes ütles, et panteismi tulebki tutvustada ja propageerida. Et ega see nüüd päris panteism ei ole, mida ma siin propageerin, aga sest nagu ma ka ütlesin juba eelmine kord, veedad annavad 3 põhilist Jumala teadvustamise tasandit. Ja see, millest ma eelmine kord rääkisin, oli kõigest esimene ja see on tõesti veidi selline panteistlik. Aga Srimad Bhagavatamis on üks väga oluline ja lühike lihtne värss, mis selle teema konkreetselt kokku võtab. See kõlab sanskriti keeles umbes niimoodi. Vadanti tatva videats, tatvam jäätskjana madvajam, brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. Ja tõlge on siis selline, et absoluutset tõde teadvustatakse selle teadja poolt 3 tasandil, mis on kõik identsed. Neid 3 tasandit kirjeldatakse kui brahmanit, paramatmat ja bhagavani. Et siis 3 erinevat aspekti, kuidas saab nagu Jumalat vaadelda. Ja nad on nagu ka hierarhias, eks ole, et nad ei ole selles mõttes üks ühele, et nad on ikkagi ju erinevad mõistmise tasandid, et lihtsam mõistmine ja sügavam mõistmine. Ja ma loen teile ette ka tegelikult Bhaktivedanta Swami Prabhupada kommentaari, mis on ka lühike ja väga, väga avav. Tema siis kommenteerib seda asja niimoodi, et neid 3 jumalikku aspekti saab selgitada päikese näite varal. Nimelt kui päikese valgust, päikese ketast ja planeet päikest ennast. Seda, kes uurib vaid päikese valgust, võib pidada ettevalmistavate teadmiste omandajaks. Seda, kes omab teadmisi päikese pinnast või päikese kettast, võib pidada juba suuremate teadmiste omajaks. Ning see, kes on võimeline jõudma päikesele, on kahtlemata kõrgemalt arenenud. Õpilasi, kes rahulduvad päikese valguse mõistmisega, mõistes selle universaalset läbimisvõimet ning impersonaalse olemusega sära, võib võrrelda nendega, kes teadvustavad absoluutsest tõest vaid brahmani aspekti. Õpilast, kes on arenenud edasi ja omab teadmisi päikese kettast, võib võrrelda absoluutse tõe paramatma aspekti teadvustajaga. Ning õpilast, kes on võimeline sisenema päikese keskmesse, võib võrrelda absoluutse tõe kõrgeima aspekti teadvustajaga. Seega on bhaktad ehk absoluutse tõe Bhagavani aspekti teadvustamiseni jõudnud transcendentalistid, kõrgemal tasemel olevad transcendentalistid, ehkki kõik absoluutse tõe uurijad tegelevad ühe ja sama temaatikaga. Päikese valgust, pinda ja päikeses toimuvaid sisemisi protsesse ei saa üksteisest eraldada, kuid sellegi poolest ei viibi 3 erinevat aspekti vaatlevad õpilased ühel tasandil. Et vaat kui huvitav, eks ole, et päikese näide on selles mõttes tõesti hästi tabav ja täiuslik, et me ju kõik oleme kogenud päikest, kõik me teame, mis asi on päike, aga me oleme kogenud teda ju 3 erineval viisil. Kõik me teame, mis on päiksevalgus. Kui me ütleme, et päike tuli tuppa, siis me ei ütle ju, et see planeet nagu tuli meil tuppa aknast sisse, vaid üks tema aspektidest tuli meile tuppa, aga see on sellele vaatamata ikkagi päike. Nii teine päikese aspekt on siis see päikese ketas, mida me taevas võime näha. Ja olen minagi teda vaadanud sellise spetsiaalse päikese vaatlemise teleskoobiga. Tavalisega ei maksa vaadata läbi läätseda, siis jääd silmadest ilma kohe. Aga jah, olen vaadelnud ka ketast. Ja sealt edasi on ju planeet ise, eks ole, mis on ju palju sügavam teema kui see ketas, mida me võime maa pealt veidikene vaadelda või siis need kiired, mis meieni ulatuvad, eks ole. Et selles mõttes Jumal on
päiksega selles mõttes hästi võrreldav, et hästi sarnane. Ja tõesti need Jumala 3 aspekti klapivad ka väga kenasti päikese 3 aspekti olemusega, et Jumala esimest aspekti, seda Brahmanit võrreldakse tõesti ju valgusega, et see ongi nagu selline kiirgus, sära, et selline impersonalistlik Jumala sära. Ja on ka vedalikes tekstides üks selline tore mantra, kus palutakse, et Jumal, kõrvalda enda sära, et ma näeksin su tõelist palet. Et võt sellesse konks ongi, et see impersonaalne sära ei ole veel kõik. Et paljud, kes selleni jõuavad, arvavad, et nad ongi nüüd kohale jõudnud, aga tegelikult saab sealt edasi minna ja see valgus lihtsalt tegelikult pimestab. Vaadake, kui huvitav, et tänu valgusele me näeme, aga see valgus tegelikult ka pimestab. Ja samas on veel üks huvitav näide selle teema mõistmiseks, on toodud rongi näide, et omal ajal, kui britid India vallutasid ja asusid siis raudteed ehitama ja maale ilmusid rongid, siis inimesed ju ei teadnud, mis asi rong on. Ja kui ühest külast siis esmakordselt rong pidi mööda sõitma, et siis kõik rahvas tuli raudtee äärde ootama ja vaatama ja siis lõpuks hakkaski kaugusest paistma valgus. Ja inimesed arvasid, et ahaa, et rong, et see on valgus. Aga kui rong tuli lähemale, siis selgus, et see on selline tohutu suur rauamürakas ja koliseb ja teeb hirmsat häält ja liigub tohutu kiirusega ja mõned jooksid isegi minema, et nii hirmus oli. Aga need, kes paigale jäid, need jõudsid ka rongi mõistmises 3. nagu kõrgemale tasandile. Ja nad nägid siis, kui rong mööda kihutas, et see on nagu selline väike nagu maja, et seal on uksed ja aknad ja inimesed vaatavad aknast välja ja on päris rõõmsate nägudega ja et ei olnudki midagi hullu, ei olnudki suur raudne koletis, eks ole. Et võt sama asi on ka Jumalaga, et tõesti kaugelt vaadates näeb ta ühtmoodi välja, aga lähedalt vaadates jõuame me ikkagi detailideni ja mõistame asja põhjalikult. Tõsi, see tee sinna on muidugi väga pikk ja ega ei ole palju neid isiksusi, kes nii kaugele on jõudnud, et mõista seda Jumala Bhagavani aspekti ehk isiksuslikku aspekti. Aga järjekorras, jah, Brahmanist ma rääkisin juba eelmine kord, see on selline Jumala kõike läbiv impersonaalne sära ehk öeldakse ju, et me kõik oleme Jumala osakesed ja põhimõtteliselt see nii ongi, et see sära, see koosnebki elusolendite teadvuse särast, nagu et see teadvuse valgus. Aga teine aspekt on väga huvitav, selle nimi on Paramatma, paljud on kindlasti kuulnud sõna atma, aga siin on siis juba tegemist paramatmaga, param tähendab kõrgem. Et kui atma on hing, siis paramatma on kõrgem hing või ülihing. Ja mida see tähendab on see, et tegelikult inimese kehas ei ole mitte ainult hing, see meie tegelik olemus, tegelik identiteet, vaid selle hinge kõrval on ka ülihing, kes on Jumal ise. Ja ta on müstiline, sellepärast, et kui me alguses rääkisime eelmises postituses, et me kõik oleme Jumala osakesed ja Jumal on justkui siis nagu summa, kes koosneb meist kõigist, siis nüüd tuleb välja, et Jumal asub iga osakese sees, et ta asub mitte ainult elusolendite südametes, vaid ka iga aatomi sees. Nii et näete, et siin tekib juba nagu pealt näha nagu vastuolu, et kui me alguses ütleme, et Jumal on kõigi osakeste summa, siis nüüd me ütleme, et Jumal on kõigi osakeste sees või lausa nende koostisosa, eks ole. Ja see on mõistusele teatud mõttes nagu vastuvõetamatu. Sellepärast, et nagu ka eelmine kord sai mainitud, mõistuse jaoks on kõik asjad nagu duaalsed, eks ole, et kas on pime või on valge, kas on külm või on soe, ja mõlemad korraga nagu olla ei saa. Nüüd ongi siis küsimus, kas Jumal on osake või on ta osakeste summa. Aga ta ongi mõlemat.
just nimelt ta ongi mõlemat ja see on see koht, kust edasi ei ole võimalik Jumalat enam mõistusega mõista. See esimene tase, millest me rääkisime eelmine kord, see on mõistusega väga lihtsasti mõistetav. Nii nagu kõik perekonnaliikmed kokku on perekond, nii nagu kõik inimesed kokku on inimkond, nii on üldse kõiksus kokku on teatud mõttes siis nagu Jumal. Siin ei ole mõistusel mingeid takistusi selle mõistmiseks. Aga võt paramatmat enam mõistusega ei mõista lõpuni. Me võime teoreetiliselt noogutada ja nõustuda selle kontseptsiooniga, aga me teda ikkagi nagu lõpuni ei taju. Ja siin tulebki mängu jooga, et paramatma nii saab jõuda joogaga. Et kui esimese tasandini sai jõuda lihtsalt loogiliste mõtiskluste läbi, siis paramatmani saab jõuda ainult joogaga, mis tegelikult tähendab seda, et tuleb täielikult loobuda igasugustest välistest ärritajatest, sulgeda oma meeled ja absoluutselt keskenduda enda sisemusele. Ja kui niimoodi paramatmale mediteerida, siis ühel kaunil hetkel võibki elusolend selle paramatma enda sees ehk Jumala teadvustada. Ja ta on müstiline veel selles mõttes, et ta on ju üks. Ta on küll iga elusolendi südames ja ta on igas aatomis, aga see ei tähenda, et teda on palju, ta on üks. Ta on üks, aga ta viibib paljudes loendamatutes kohtades. Ja see on tema müstiline potentsiaal. Müstiline võime. Nii, ja järgmine kolmest aspektist on siis Bhagavan ehk Jumala isik, et nii kummaline kui see ka ei ole, tuleb välja, et Jumal ikkagi saab avalduda ka isiksuse kujul ja muidugi religioossete inimeste vahel on aastatuhandeid kestnud tohutu võitlus ja vaidlus sel teemal, et kas Jumal on isiksuslik või ta on ebaisiksuslik, eks ole, et on impersonalistide koolkond ja on ka koolkonnad, kes on siis personalistlikud ehk tunnistavad Jumala isiksuslikku olemust. Aga kui nüüd rahulikult järgi mõelda, siis kui me alguses mõistame, et me kõik oleme Jumala osakesed ja Jumal on kõige summa, siis andke andeks, kui mina olen isik, avaldun isiksuslikul kujul osake. Kui osakene suudab seda, siis suudab seda ju ka tervik. Nii et tegelikult ei ole midagi keerulist, loomulikult on Jumal ka isik. Aga oluline on just nimelt see, et need kolm aspekti eksisteerivad ju samaaegselt. Et öelda, et Jumal on ebaisikuline, on pooltõde. Ja tegelikult on pooltõde ka see, et öelda, et ta on isik ja jätta kõik muu ütlemata, et ta on üheaegselt nii isik kui ka omab samal ajal ebaisikulist aspekti, pluss siis veel seda paramatma aspekti. Ja paramatma aspekti kohta tagasi tulles korraks, et seda võib võrrelda nagu saatkonnaga, et Jumal on seal kuskil kaugel ära, aga siin meie planeedil paramatma tegutseb just kui tema siis nagu saadik või esindaja või nojah, nagu Jumala saatkond, eks ole. Ja vaimses maailmas nii-öelda, teda tegelikult ei olegi. Et paramatma avaldub ainult just nimelt siin materiaalses maailmas. Ja mis on väga tõenäoline on see, et see samune kolm ainsus kristluses on tegelikult täpselt see sama Brahman, Paramatma, Bhagavan. Sellepärast, et kui hakata nagu natukene sügavamalt mõtisklema selle peale, siis isa, poeg, püha vaim. Isa ja poeg, need on ju ilmselgelt isikud. Isa ja poeg on isikud. Ja täpselt samuti on ju ilmselgelt on see Bhagavan, Jumala isiksuslik aspekt, on ju isik. Ja paramatmat kujutatakse ka isiksuslikul kujul. Ja kui ta on Jumala esindaja, siis ta ei saa teda ju esindada kuidagi poolikult, eks ole, et ta peab ikkagi esindama ka seda isiksuslikku aspekti. Nii et tundub, et kristluses isa ja poeg on just nimelt
need vanad head Paramatma ja Bhagavan. Ja kui me vaatame, mis asi on püha vaim, siis Brahmani kirjeldus oli ju impersonaalne, kõike läbiv vaim. Nii et mulle tundub jah, et kristluses on see sama asi olemas. Lihtsalt selle tähendus mulle tundub, et on aastatega kaduma läinud. No mida veel, et kui me nüüd neid 3 aspekti mõistame, siis ikkagi oluline on mõista ka seda, et nad on nagu omavahel seotud ja ei lähe kaduma see algne idee, et me kõik oleme Jumala osad. Sellepärast, et Krishna näiteks ütleb niimoodi, et see, kes on minu pühendunu või kes ütleb, et ta on minu pühendunu, ei ole minu pühendunu. Aga see, kes ütleb, et ta on minu pühendunu, see on tegelikult minu pühendunu. Et vot see ongi huvitav, et maailm on ju täis inimesi, kes väidavad endid olevat Jumala sulased, aga see, mida nad teevad, on sageli väga kaugel jumalikkusest. Ja sellepärast ongi niimoodi, et Krishna ise ütleb, et kui sa oled minu pühendunu, vaat siis sa oled nagu tõeline pühendunu. Ja see on see sama teema, millest me rääkisime ju eelmisel korral, et kui sa ei austa Jumala osakest, kes me kõik oleme, siis sa ei austa ju ka tervikut, Jumalat ennast. Või kui sa teed liiga Jumala osakesele, siis sa teed ju liiga ka Jumalale ja tegelikult ka ise endale, sest sina oled ka terviku osa. Nii et ei saa teha liiga kellelegi teisele niimoodi isoleeritult. Et alati, kui inimene kellelegi liiga teeb ta liiga ka endale. Iseasi, millal see avaldub või millal ta seda taipab ja millal ta sellest aru saab. Et võt selline lihtne käsitlus, lihtne selgitus ongi siis vedades antud Jumala 3 aspekti mõistmiseks. Ja see oli oluline täna teile ära rääkida, sellepärast, et selle juurde me tuleme jälle tagasi ja kõik järgnevad teemad on ju sellega seotud. Nii et tänan vaatamast, kuulamast ja jääge kanalile. Vande